Aasta lõpus tehakse ikka kokkuvõtteid ja vaadatakse tagasi lõppevale aastale. Kas see on olnud hea aasta, mis kogemused see meie ellu tõi, kas on õnne armastuses, edukas tööalaselt. Kuid vaadatakse ka lootusega uue aasta poole, et see tuleks parem. Kui jõulud on perepüha, siis aastavahetus on enamasti sõpradega püha. No milliste mõtetega sa ära saadad selle 25. aasta ja uude aastasse 2026 astud? Eks see on selline kokkuvõtete tegemise aeg. Ma olen püüdnud rakendada sellist kommet igal aastal, et ma kirjutan välja vähemalt 5 asja, mis on sellest aastast olnud positiivsed minu jaoks. Ja ma püüan selle positiivse ja helge asja kaasa võtta. Loodan, et järgmisel aastal on ka positiivseid asju, mis elu toob. Et loomulikult alati ootad kuidagi uuelt midagi paremat, aga mõnikord on tore, kui jääb sama heaks, nagu praegult on. Et isegi ei taha liiga palju ei tasu liiga ahneks minna oma soovidega, ütleme nii, et ikka häid mõtteid tuleb mõelda aasta lõpus. On üks suur traditsioon, see on see, et tujupäeval on väga hea. Sõpru võiks olla hästi palju kodus, külas, lapsi, erinevad vanuses inimesi, kõikvõimalikke pööraseid sulelisi, et oleks joviaalne, et oleks lõbus, et oleks mänguline ja mingit konkreetset traditsiooni ei ole, lihtsalt see, et inimesed tulevad kokku, me tähistame. No aga ütle palun, milliste mõtetega sa selle 25. aasta siia maha jätad ja uude aastasse lähed? Ma tahaks, et see uus aasta tuleks, ma arvan, et see oleks hästi helge, hästi selline nagu mõnus ja lihtne aasta, kus saaks ka palju reisida. Tavaliselt istume autos ja sõidame ikkagi alati esinema. Kusjuures me oleme ühel aastal isegi tõesti, meil oli Vabaduse väljakul kontsert ja me võtsime nii-öelda uue aasta vastu konkreetselt autos. Ma mäletan, et lihtsalt siis lehvitasime inimestele, kes kuidagi tänava peal on ja üritasime seda rõõmu endas kuidagi hoida, aga tõesti viimased aastad me ikkagi oleme Swingersiga laval. Sellel aastal samamoodi oleme väga uhkes ägedas kohas Vaagenkülis, aga on küll olnud, näiteks ma mäletan ühel aastal, kui tõesti me kutsusime hoopis sõbrad külla, aastavahetus jäi vabaks ja mõtlesime, et kutsume kõik meile ja teeme sellise uhke peo ja meil on selline üpriski sellise ilusa vaatega kodu ka, et me saaksime ilutulestikku näha. Ja ma mäletan, et kõik tulid meile külla ja selleks hetkeks, kui siis ilutulestik hakkas, oli selline udu, et me ei näinud mitte kui midagi. See oli täiesti mõttetu. Pauke kuulsime. Me kuulsime ainult pauke, nii et ühe korraga oleks saanud päriselt nii-öelda nautida siis võib-olla kaunist ilutulestikku ja aastavahetust siis kahjuks ilm vedas alt. Meil läheb nii, et minul on töine ja esinen Tuljaku restoranis, aga selles mõttes tore kontsert, et see on südaööks läbi, nii et ma loodan, et südaööks jõuan pere juurde ja kes teab, kas lapsed üldse jaksavad nii kaua üleval olla, sest et vahel nad ikka on juba maha maganud selle aastavahetuse, aga nüüd on juba natuke vanemad ka, et ehk ikka jaksavad selle ilutulestiku ära vaadata. Ma arvan, et vanaasta õhtul me võtame just niimoodi kergemalt, mõnusamalt, väiksed snäkid, teleka vaatamine, et siis võib-olla sellist suurt söömaaega ei ole ja ikka asjad ikka kappi ära.